hea Kütsipeatuse podcasti kuulaja. Meil on väike teadaanne seoses uue episoodiga, on meil väike mure, nimelt lõpetas podcasti jooksul meiega koostöö meie ustav helikaart ja seetõttu pole heli just kõige parem võrreldes eelnevate episoodidega, aga sellegipoolest, kuna külalised olid huvitavad ja juttu oli päris palju, siis me selle episoodi ikkagi välja laseme. Kindlasti on natukene teistmoodi kuulamiskogemus kui tavaliselt, aga sellegipoolest aitäh, et oled meiega, aitäh, et kuulad ja näeme juba järgmises episoodis. Tšau! No nii, tere tulemast tagasi järjekordsesse Kütsipeatuse episoodi. Täna olen mina siis üksinda 2 külalisega. Minu vasakul käel 2 päris kiiret meest, võiks nii öelda. Ehk siis minuga koos on täna siis siin Mihkel Osula ja Hannes Soomer. Tere poisid! Tervist! Tänu kutsumast! Hakkame siis kohe otsast pihta. Hakkame pihta sellest siis niipidi, et inimesed, kes on jõudnud kuulama ja ei tea, kes te olete, siis Mihkel, tutvusta ennast. Räägi, kes sa oled, mis sa teed ja millest sa täna siin räägid? Ma ei tea, kus kohast nüüd algust teha. Täitsa algusest, ma arvan. Täitsa algusest. No ma arvan, et räägime siis motospordist, et ärme päris sünnist alusta. Üks selles mõttes mootorratastega ma olen väga nagu pikalt juba kokku puutunud, et täiesti väiksest lapsest saati, ma ei tea, mõne aastane võib olla. Aga tegelikult ringrajaga hakkasin tegelema 2007 aasta, kui tuli selline sari nagu Speedline Racing, kus olidki siis noortel nii-öelda ühesugused mootorrattad, 100 kuupikut Honda mootorrattad. Ja siis tuligi 2007 sai see nii-öelda motoringrada minu jaoks juba alguse. Seal saime tuttavaks ka Hannesega, seal me hakkasime kohe ka maid jagama. No Hannesel oli alguses seal juba mingisugune ots lahti tehtud, seega ta esialgu näitas kõigile ainult nii-öelda selga. Aga eks ka Hannesega õnnestus seal nii-öelda mõned korrad madistada ja eks ma sealt olen vaikselt nii-öelda radadele edasi liikunud, küll teinud ohtralt pause ja ohtralt comeback ja nüüd on siis nii-öelda suur tõenäosus, et uuel hooajal olen taas kord rajal. Kas saab öelda, et Eestis kõige rohkem comeback'e teinud ringraja motikasõitja? Ma loodan, et see tiitel võiks küll juba minu käes olla. Aga kõigel lisaks oled ju 2019 aasta Eesti supermotomeister ka ja Baltikumi teiseks. Superbike'is, just. Et ikkagi ka tiitleid on ja siis seal laua otsas istub meil veel üks mees. Legendaarne Baltic Bullet. Ehk siis Hannes, ütle neile, kes ei tea, kes sa oled ja millega sa tegeled? Mina olen Hannes Soomer, mina sõidan mootorrattaga umbes 100 päeva aastas erinevatel radadel, erinevates riikides võidu. Ringrada, motokrossi meil sõida. Ja mina olen see mees, kes on 2 korda oma elus Mihkli järel teiseks jäänud. Okei, ehk siis siin ikkagi natukene niisugust rivaalitsemist rohkem ja ikkagi natukene tundsin hääles mingit kadeduse nooti veits. Nägu on vapper, aga silmad on muret täis. Oligi just hiljuti, ma pidin masinavärgist siis Raiko käest kätte saama ka enda ühe auhinna, mis meil oli vihuri hooaja lõpetamisel, kus auhinnaks oligi siis nii-öelda Hannese pildiga meene. Ja siis ma palusin Hanneselt sealt nii-öelda autogrammi ka peale ja minu jaoks see tõstis selle meene väärtus kohe, kui Hannes kirjutas sinna peale, et ainus eestlane, kes on mind rohkem kui 1 korra võitnud või 2 korda võitnud. Väga hea. Aga kui me lähme korra tagasi sellesse päris algusaastatesse, Mihkel, siis sinu jaoks, kui kaua te Hannesega omavahel võistelda saite? Hannes ju ikkagi täna sõidab ikkagi maailma tasemel nagu suuremaid klasse, sina põhiliselt Eestis ja Baltikumis, ja kaua te koos saite sõita üldse samas arvestumus? See oli äkki 3 või 4 aastat. 3 kindlasti, aga kas oli 2007-2009, ma arvan, oli siis Speedline minibike. Mõned sõidud sina tegid ju Saksas ka, Mina sõitsingi
tegelikult 2006 lõpp oli minul esimene start Saksamaalt. Ja 2007, 8, 9, 10 mina sõitsin Saksamaal seda sama klassi, mida me Eestis Mihkliga võidu sõitsime. See... Ja 7-9 minu arust, 2010 enam Eestis ei ole. Okei. Aga no siis peale seda Superbike'is me oleme jälle nagu kohtunud natuke. No me näeme põgusalt ainult stardijoonet. Ja, okei. Aga tänase praeguse hooaja osas 2026 aasta hooaeg. Kuidas tunne on, mis see hooaeg teie jaoks endast kujutab? Palju sõidate, mida sõidate? Minu jaoks on võib-olla lihtsalt siuke, kuidas ma ütlen, enesele tõestamine, et võib-olla mingisugune kiirus on veel olemas. Sest vaadates viimast 5 aastat, siis ma olen viimase 5 aasta jooksul 1 aasta sõitnud. Et oli nii-öelda 2 aastat pausi ja 1 aasta sõitsin, nüüd on jälle olnud 2 aastat nii-öelda vahel. Et selles mõttes on endalgi nii-öelda nagu põnev vaadata, kas see kiirus on olemas. Tehnika on kindlasti vastav, mis võimaldab kiiresti sõita, milleks on siis ka 26 aasta Panigale V4. Ja kuna ka ongi Panigale tuli 25 aastal uue mudeliga välja, siis mis on saanud päris nii-öelda üllatavate muutuste osaliseks, siis ma loodan, et midagi veel minust peidus on, aga mine tea. Seda järjekindlust ja südikust, ma arvan, on seal ka päris oma jagu. Aga Hannes, sinu plaanid, eesmärgid 2026 aasta hooajaks? Minul programm on sama, mis eelmine aasta, ehk siis 2 sarja, kestvus MM, kus on 2.24 tundi, 2.8 tundi sõitu ja Saksa mis enne olid Saksa meistrikad, nüüd on Euromoto, tähendab siis Euroopakate tiitel antakse välja, ehk siis Euroopakat Superbike'i klassis on teine. Mõlemas klassis mina ei sõida Panigalega, mina sõidan BMW-ga, olen BMW tehase sõitja mõlemas, nii et meil on see Panigale on natuke siuke valus teema praegu. Okei, et pigem ei taha puutuda. Ei, see on lihtsalt, nad on väga hea mootorrattaga hakkama saanud. Et eelmine aasta juba IDM-is, mis oli Saksa meistrikad, ülikeeruline vastu saada Panigalele. Nii jõu poolest, kõik asjad on kuidagi neil hästi välja tulnud. Lisaks sellele Saksas, kuna nad ei olnud võitnud ega isegi osalenud väga ammu, siis neil olid reeglid väga soodsad. Pehmendati natukene mingid reeglid. No, ikkagi kõik olid võrdsed ja keegi oli võrdsem kui teised. On nagu ikka. Aga selle aasta mootorrattas on praegu, me ei tea täpselt kui kiire, aga PSV, mis on siis Inglise Superbike, selle esimeses testis sõitis eelmise aasta meister Tuledega Panigalega ja oli esimese päeva esimene. Okei, nii et on mida oodata selles suhtes. Mina ei oota. Aga tänases selles nagu kogu olukorras, mis teie jaoks fookus number 1 on see nagu eluliselt, kas see ongi siis sport või töö või midagi muud seal juures? Kui palju, Hannes, sina näiteks sportlasena selleks, et ära elatada ennast, tööd peab käima? Selleks, et saaks vorsti ja juustu mõlemad leiva peale panna, siis peab ikkagi tööl ka käima. Tüüpiline eriti Eesti sportlaste seas on see, et tööl peab käima selleks, et sporti toetada, eks? Mina ma ei oska seda kuidagi äriks pöörata ka. Ma teen seda liiga kuidagi. Mul on ainult üks eesmärk, mina tahan maailmameister olla. Kõik minu sponsorid, kes minu selja taga on kõik sellepärast, et mina teen seda ainult sellepärast, et maailmameister olla. Et see ei ole, kui ma võidu ei sõidaks, käiks kodus tööl, siis oma hariduse ja oma võimetega teeniks ma oluliselt rohkem raha, kui ma võidusõiduga teeniks. Ja see ei ole, mina nagu seda raha pärast ei tee. Minu meeskonnakaaslased suudavad selle pöörata nii, et teed seda ainult ja elavad väga hästi ära. Mina käin tööl, hoiab peaga värski. Eks ta annab seda vaheldust ka, aga mis sinu jaoks on siis see number 1 täna? Eesmärgid. Selles mõttes siin tuleb nüüd paar korrust alla poole tulla enda ootustega kohe julgelt, et
ma ütlen selles mõttes ausalt, et ma ikkagi võtan arvesse seda asja, olen sõitnud. Kui mul õnnestub tulla siin Balti etappidel poodiumile, ma olen selles mõttes väga õnnelik. Ja noh, selles mõttes eesmärk on ikkagi Balti meistrikad, Eesti meistrikad, et need nii-öelda ära võita. Korra on seda tehtud, ratas on kindlasti piisava võimekusega, et see ära teha. Nüüd on siis kõik nii-öelda nagu mehe taga kinni. Et ikkagi hakkab päeva lõpus hakkab rolli mängima, see lenksu eest ma vähen tihende. Just. Okei, aga me oleme siin natukene juba võrrelnud neid klasse omavahel, et üks on ikkagi nagu Euroopa ja maailma tasemel ringraja sõit ja teine sõidab Baltikumis Eestis. Mis see kõige suurem võistlusklasside vahe on? Nagu, mis see eristab selles suhtes, et kui palju on seal tehnika vahet, kui palju on üleüldiselt reeglite vahet, mis see kõige suurem vahe on nende mõlema võistlussuuna vahel? Superbike'i reeglid. Eestis ma ei tea üldse, kas on mingid reeglid, mis reeglid on. Rohelise tule peale peab minema ja finišis sõidab võitja. Tehnilisi tingimusi ma ei ole küll kunagi tähele pannud. Need on täitsa olemas. Selles mõttes superstokki reeglid üle maailma on väga sarnased. Siis tegelikult mootorrattad on, Eestis pööratakse tähelepanu, et sul oleks õlirajale ei voolaks kohe, kui mootor laiali läheb, et see põhjavannid kork all oleks see paagis švamm ja siis välismaal ta pead nagu natuke täpsemalt, natuke sügavamale minema mootorratasse. Aga ma arvan, et see reeglite põhi on täpselt sama. Vahet ei ole, kus kohas sõidab. Ja, põhi on selles mõttes sama, et meil ongi tiimi poolt üle võetud ka, või siis nii-öelda tiimi reeglite baasil. Aga kui me nüüd võtame... Praegu on siin olen olnud ametis EMF-is, nii et... Okei, see selgitab, aga kui me nüüd võtame mõlemad, paneme kõrvuti, palju mõlemal üks hooaeg maksma läheb eelarveliselt suurusjärk, mis see üks hooaeg maksab selleks, et sõita kaasa, ütleme Baltikumi ja Eesti sarja koos, palju see maksma läheb, see kogu pull? Väga keeruline öelda selles mõttes ega sellel lõplikul summal nailad seal piire ei olegi, et selles mõttes seda summat kergitavad seal suureks nii-öelda, palju sa tahad mingisuguseid välislaagreid teha ja palju sa üldse trennipäevasid teed, selles mõttes, et see põhiline kulu ongi refi kulu. Et aga ütleme niimoodi, optimaalselt mingisugune 10-15 000. Okei, Hannes, palju sul loo on? Ma saaks ikka Gert tema veits vastust. Kindlad numbrid ei ole kokku lepe. Võta aga pane tagasi. Mina 15 000 hakkama ei saa. Mina selles mõttes, et IDM-i Saksa meistrikaid, et jooksutada ühte mootorratast meeskonnas maksab jäädalt 300-400 000 vahel. No siis ikkagi väike eelarveline vahe on, kui me võrdlema hakkame siin nüüd paberi peale kirja panema. Enduratsi eelarvet ma ei suuda kokku panna, ei tea, ei oska öelda, kuna see ma õnneks ei ole selle ka kokku pidanud kunagi puutuma, aga üks hea näide just oli, kus me Le Mansi testis käisime. Meeskonnakaaslane väga väike kukkumine, lasi nina alt ära, mootorratas sai kuskilt mingist mättast, mingi väike kikker oli ja siis hakkas asfaldi peal tiirutama, nii et saime põhimõtteliselt kõik asjad mootorrattaga ära visata, põlema ja kõik asjad täis laks. Minu sükse pessimistliku arvutuse kohaselt viskasime 80 000 eurot minema selle väikse kukkumisega. See on siuke kerge selles, mis sa saad 3-4 hooaega sõita. Või ei kukku samamoodi selles veades. Okei, aga lähme korra täitsa algusesse tagasi ka, kuidas te mõlemad üldse motikateni jõudsite? Kuidas te jõudsite üldse selleni, et täna te olete ikkagi mõlemad rajal väga kiired ja kahel rattal? Kuidas te jõudsite selle kõigeni? Mina isiklikult ei tea, kuidas mina jõudsin, sest minu isa võttis autoga võidu. Kust tuli mootorratas, miks see tuli, pole õrna aimugi. Meil on üks ühine sõber. Tegelikult neid on 3 neid sõpru sama perekonna nimega. Aga Aivar Osa, siis mõlemad pojad, Rasmus Roland, neil oli üks väike mootorratas Yamaha PV50. Rasmus on minust vanem, Roland sama vanem kui mina. Rasmus oli sellest välja kasvanud
ja millegipärast Roland võeti see käest ära ja toodi mulle see mootorratas. nii et sealt minu esimene mootorratas tuli, mina olin äkki 4 või 5. Hakkasin maja taga sõitma põllu peal. Mingi hetk see kasvas suuremaks, läks Iru kaardirada oli sellel ajal. Iru kaardirajal käisime isaga ja siis juba 2006 ma olin 8 aastane, siis me läksime esimest korda Saksa. Siis minul toimus suht. Väga noorelt ikkagi, siis sa oled ju tegelikult ütleme tänaseks 20 aastat rattasõidjad istunud juba nagu korralikult istunud. Okei. Mikli, kus sulle on see? Mul maakodu on Raplas ja siis motosport sai alguse sellest, et naabrimehe käest sai ära ostetud säärekas. Ja mul võis ka panus siis olla seal circa mingisugune võib-olla 5. Ja siis selle säärekaga ma olin võib-olla 6-7 aastane, siis toimus sellega minu esimene võistlus Rapla kardirajal, kus seal olidki nahktagides vanemad härrasmehed ja minust 4-5 korda suuremad. Ja nendega sai seal siis nii-öelda võidu kunutud. Aga jah, peale seda ega seal väga midagi ei toimunud, võib-olla ma tegin mõned pitbike'i sõidud. Ma kuulusin Raplas ühte nii-öelda sellisesse ekstreemspordiklubisse nagu RXT. Ja siis ka need nii-öelda süstisid meid nii minusse kui ka minu venda natukene sellist nagu motopisikut sisse. Meil kodus olid pitbike'id olemas. Käisime muidu kodumetsas sõitmas, aga siis see RXT tassis meid ka paarile nii-öelda motokrossi võistlusele. Ja siis sealt oligi järgmine samm juba see minibike. Okei. Pitikatega metsas. See on muidugi vaatepilt, mida ma tahaks isegi näha. Aga mis on kõige esimene võistlus, mis teil mõlemal kõige eredamalt meeles on? Sest need on alati need hetked, mis jäävad meelde. See ei pea olema nagu kõige esimene võistlus, aga kõige eredamalt meeles võistlus, mis on. Mul on võib-olla kõige ilusama lõpuga võistlus, kui siis Hannes kutsus Saksa sarjast meile külla sellise tüübi nagu Maximilian Ekner. Ja siis meil oli Rapla etapp. Seal sõit algas vihmaga, mul kuidagi selle vihmaga ei läinud ja sõidu jooksul rada kuivas. Ma sain hoo uuesti sisse ja siis seal toimus, ma olin siis parasjagu, ma olin 5 ja viimases kurvis ma olin siis täpselt 3 tüübi taga, kes korraga seal nii-öelda võitlesid oma peal. Ma ei tea, kas Hannes, sina olid 1 või ei olnud või? Ma ei mäleta üldse seda. Ma mäletan Raplat, ma mäletan, et see Rapla oli. Ja, anna andeks, sellel etapil Maximilian ei olnud, oligi Hannes oli esimene. Tema taga 3 tüüpi, kes pusisid, kellel ma jõudsin järgi. Ja siis viimases kurvis kõik omavahel kuidagi proovisid mööda sõitu teha. Mina olin nii-öelda väga õiges kohas õigel ajal, nii et siis selle Rapla viimase kurviga õnnestus mul kõik need 3 positsiooni ära napsata ja Hannese selja taha teiseks minna. Ja nagu Rapla tänase layoutiga kardirajal või? Okei, ma olen Rapla kardirajal päris palju käinud, ma ei tahaks näha, kuidas seal mootorratastega võidu sõidetakse nagu. Ei tunda väga selline rada, kus saaks hullult nagu painutama hakata. Ei saa tegelikult täitsa hästi. Need Eesti kardirajad on minu arust väga kõrgel tasemel kogu maailma vastav. Aga kui me võtame Eesti kardirajad, milline top 1 on? Praegu ma arvan, et Põltsamaa. Kõige ägedam layout kindlasti ära. Aga asfalt ja kõik kogu tingimused, ma arvan, et praegu on Põltsamaa kõige siledam, kõige paremad järgi. Seda vist kiidavad kardimehed ise ka praegu, et Põltsamaa on ikkagi nagu top 1 Eesti mõistes, aga Hannes, sinu jaoks kõige meeldejäävam võistlus üldse, mis on nagu tugevalt aiu süübinud? Kurat, neid on palju. Aga sa peaks ju 1 valima. 2 võin valida. Okei, vali 2. Mõlemad olid eelmine aasta. Alles, 20 aastat sõita. Yeah. Okay. Eelmine aasta Mosti IDM, kus mul ei olnud mitte mingit õigust võita seda sõitu. Me ei olnud kõige kiiremad, meil ei olnud head. No, me lihtsalt tahtsime rohkem kui kõik teised. Tahtsime rohkem kui Ducati ja tahtsime rohkem kui Honda. Ja see on siuke, mida vahel, kui ma tunnen ennast halvasti, siis ma panen selle viimased 3 ringi käima ja vaatan seda järgi ja siis ma jälle tunnen, et ma olen natuke tugev mees, kui ma tegelikult võib-olla olen. Aga see on siuke, mis mul on nagu
alati toob naeru sulle, kui ma mõtlen selle peale. Ja teine oli eelmise aasta Moldova 24 tundi, kus ma lõpetasin oma elu esimese 24 tundi. Ma olin 2 korda proovinud startida, mõlemad korrad lõpetasin öösel haiglas. Ja siis 3 on kohtuseadus, 3. korraga me saime lõpuni ja olime siis madalama klassi mootorrattaga absoluutarvestuse poodiumil. Kusjuures see kestvussõit oli esimene kestvussõit, mille ma otsast lõpuni vaatasin ära. Sest kestvus ei olnud minu jaoks kunagi nagu selline, et hullult tahaks istuda 24 tundi ekraani taga ja vaadata, mis toimub, sest töös on ka põnev. Või siis 8 tundi panna sinna alla, et seda lühemat etappi on ju vaadata. Ja see oli reaalselt esimene siuke täispikk kestvuse vaatamine, mis vaatasime sõpradega koos, see mulle ka päris hästi jäi meelde. Kusjuures oli põnev oli vaadata, ma sellel hetkel ei teadnud, et Hannes sõidab seal, aga siis sain teada, et ka eestlasi on seal sõitmas. Ja kuidagi sealt minu see motospordi vaatamine sai ka nagu uue pöörde sisse. Aga kui me nagu võtame täitsa karjääri algus, siis on ju uuesti verga. Kas teil oli rohkem alguses töökust või teil oli talenti? Sest on ju täna, kui me vaatame tänaseid tippe, kas see on F1, kas see on ralli, on see ükskõik milline siis motospordiala. Väga palju neid vendi, kes tulevad alguses on mega talendikad, aga tööetikat neid ei ole. Mul on kindlasti töökus. Ma ei ole kunagi see mees, kes läheb ja kohe on koha. Mul jääb alati aega. Enne kui ma jõuan sinna tasemele, et selles sarjas, kus ma parasjagu olen või. Ütleme nii, ma tõmban Hannest natukene maa peale tagasi ja võib-olla upitan tema ego. Et selles mõttes selles Eesti sarjas, kus me võistlesime, seal ei olnud mitte kellelgi mootorratast endal käes. Et meil treenid toimus ikka ühiselt, treeninglaagrid toimusid ühiselt, kõik said täpselt sama palju sõita. Et selles mõttes selles sarjas ilmselt mängis seal nii-öelda talent ka väga suurt rolli. Aga Hannes, kas sul on kogu aeg olnud see, ma olen käinud su vestlusõhtul täna praegu siin räägime, ja hästi palju su nagu podcastis osalemisi olen kuulanud, hästi palju kumab läbi seda, et sul on kogu aeg see mentaliteet, et sa tahad rohkem kui tahavad teised ja mingites hetkedes on see sind edule aidanud. Kas see on sul kogu aeg olnud nagu lapsest peale, kui sa oled sõitnud, on olnud sul see mentaliteet, et sa tahad rohkem kui teised? Tahad võita rohkem kui teised, tahad olla rohkem parem kui teised. Kas see on sul kogu aeg olnud selle spordi juures? Sa pead tahtma rohkem kui teised, kui sa tuled sellelt maalt, kus mitte keegi teine ei ole enne läinud sinna. Me oleme Eesti mootorisport on ja see oli kuskil kohas, siis kui oli Kalevi suursõit, käisid mehed MM-il, oli poodiumil, Endel Liisa oli poodiumil 3,5. Aga ütleme siis räägime iseseisvast Eestist. Jõudis Marko kuhugi maale, Rohtlaan. Nüüd meie viisime selle teatepulga kuskile veel kaugemale, praegu veel viime. Aga meil ei ole süsteemi, meil ei ole nagu sellist tausta. Kogu Eesti motomaailmas ei ole mitte kedagi. Mul ei ole nagu peale Markoga mitte kellegi arutada Eestis, kuhu järgmiseks, mida teha, mis mood. Siis minu ring ja Marko ringi inimene, lähedane ringi inimesi. Et sa pead tahtma rohkem ja sa pead pingutama rohkem ja sa pead alati pakkuma meeskondadele midagi rohkem kui lihtsalt kiire võidusõit. Minu tugev külg on alati olnud see inseneri pool, mootorite seadistamine, arendamine, tehniline mõistmine on see, mida mina olen alati üritanud suruda. See on see, millega eristuda, kuna Red Bulli, kellele ma see Red Bulli sellistan ja pakun Eesti turgu suures mõttes. Ja. Et see ei ole nagu, mul ei ole selles mõttes, kui ma ei ole globaalne superstar, siis mul ei ole pakkuda lihtsalt noore sõitjana sellelt maalt, et see riik on minu seljaga. Siis peadki leidma mingeid muid asju, mis sind eristavad.
ja minu jaoks on see, et ma tahan rohkem ja üritan teha rohkem. Okay. Aga nagu karjääriliselt üldse, mis see nagu teil see turning point on olnud, et nagu sellel hetkel sa saad aru, et jaa, vot nüüd on see hetk, kus ma nagu päriselt tahan igapäevaselt seda teha. Või üldse, mis see nagu selle boost'i andis sellele tänasele sõiduajaloole, kus te tundsid, et nüüd astusite sammu edasi. Mihkel, kas sul on olnud siukest hetke, mis nagu sa saad kohe öelda, et vot see oli sinu turning point? Seda on võib-olla raske öelda, see minu puhul, ma ei sõida nii kõrgel tasemel kui Hannes. Aga ma olen ikkagi nii selles mõttes väiksest lapsest saati selle alaga tegelenud. Et minu jaoks on lihtsalt see mingisugune emotsioon, mis tekib, kui ma jälle ei sõida. Ja ma olen suvel ja ma vaatan kõrval, siis mul on nagu, tekib see mingisugune tunne sisse, kus tahaks ikka sõita. Et siis lööb nagu hamba nagu eriti vedele. Et mingil hetkel teed jälle nagu endaga rahu, ütledki, et okei, rohkem ei ole vaja, elus on nii-öelda muud prioriteedid ka, tegeled nendega ja siis paari aasta pärast oled täpselt selle sama ratta otsast tagasi. Kas te igapäevaselt muidu mõlemad sõidate ka mõtikaga suvel ei sõida? Need raputab peal juba. Otseselt mitte, ma korra ostsin endale tänava peale mootorratta, tegin just siin 2 aastat tagasi loadka ära ja ostsin endale siis mootorratta, aga ma võib-olla tänava peal 5 korda sõitsin sellega ja nüüd läks see müüki. Üks kord me proovisime äravatele minna koos ja siis mina laenasin selle sama Rolandi käest Monsteri. Ja see oli see aeg, kui Circle K pani bensutünn diislit. Ma ei tea, kas sa mäletad. Ja siis me panime kõik paagid täis Viimsist ja 3 mootorratast 2 olid äravetel tossasid ja enam käima ei läinud. Ja mina läksin tagasi ilusti juba, sellepärast, et tuli mingit suitsu ja ma mõtlesin, et ma ei taha seda Roland Monsterit laiali lasta platvormi. Nii et minu see tänava. Ja ühe korra ma olen Aafrika trenniga käinud Tallinn. Sellega minu tänava sõitmised on nagu piirdunud. Okay. Sellest see ongi nagu põnev on kuulata seda, et neid rintasõitjaid on mul tutvusringkonnas veel, kes siis Eestis sõidavad ja keegi väga neist ei sõida igapäevaselt rattaga nagu. Need väga nagu ei roni sinna selga, lähevad elavad ennast rinkal välja ja vähesed. Pigem rolleriga. Ma ei suuda ennast motiveerida panema riide selleks, et sõita mingi päris mootorrattaga tänaval. Sellepärast, et ükskõik mis mootorratas, mis on, ma ei tea. Meil on üks tuttav, kes ütleb, et alla 600 ei pea kiivrit panema. Aga põhimõtteliselt, mis on suurem kui 600, mis on nagu ikka päris mootorratas. Sa pead panema saapad, sa ei taha pläituga minna, sa pead panema ikkagi mingi jaki, sa ei taha teesärgiga minna. Roller, täiesti geniaalne masin. Viskad joogid sadul alla, hüppad sinna selle lillerise lühkaga peale ja lähed kuhu sa tahad. Choice'i pakka. Ma päris Hannesega, ma ei suuda leida motivatsiooni, et hakata rolleriga sõitma. Aga minu arust see hästi äge asi, mida ma olen nagu paar aastat tagasi avastasin, on teti sõitmine. Kus võtadki mingi matkaratta, näiteks mis iganes, mingi maastikuvõimekusega ratta ühesõnaga, millega saad sõita nii maanteed kui ka metsa ja siis minna nagu paariks päevaks ja ööks kusagile metsadesse ragistama, see minu arust hästi äge. Eks see ongi juba süppe vaikselt läheneva keskeakriisi alaga. Ja siin vanuse vahe ka mängib rolli päris palju, aga selle rolleri välja peal hakkasin mõtlema, minu arust nagu see, et sa ütlesid, et 600 ja sealt üles, et lühikese püksiga ei lähe selga. Minu arust motohooaeg on avatud siis, kui sa näed Tallinn-Tartu peal esimest venda S1000 peal, kes on pläitu ja lühikese püksi ja teesärgiga nagu. Siis sa tead, et on nagu motohooaeg avatud, kui see üks vend tuleb ja üldjuhul. Need on need munakiivrid ka, need pole isegi kinnine kiiver, lõu alt lahti ilma kinnasteta, Hawaii püksid ja pläitu S1000-ga, yes, ülikoa nagu. Siis sa saad aru, et suvi on käes. Ja ega seal paljud ei oska isegi seda double D kinnitust kasutada. Ja. Nöörid ripuvad järgi. Ja. Aga karjääriliselt, mis kõige raskem hetk on, kas mingi vigastus, mingi suur kukkumine, kindlasti kõikidel ikkagi, kes mingi tasemel sporti teevad, motivatsioon kukub ka üksik ära. Palju see teid mõlemad mõjutab?
mul sellist motivatsioonikriisi nagu selles mõttes ei ole, ega siin meie tasemel ei saa seda naljalt tekkida ka, et etappe ei ole nii palju, ma olen enamus aega ikkagi nagu sõprade ja perega ja saan ka nagu suve nautida. Taanesel on seal kindlasti nagu teine vaade. Aga vaata ei ole, meil isegi kadus see teine küsimuse osa juba meelest ära. See, mis kõige raskem hetk on olnud sulle kõikide aastate jooksul, mis sõitnud on? Mul otseselt niimoodi ei tulegi nagu midagi ette, et eks kukkumis ikka on olnud vigastusi, see käib nagu selles mõttes selle alaga käsi käes. See oli uue Ducati põõdes. Oi. Siit oligi hea lugu. Mul jah tegelikult üks väga suur siuke motivatsioonikriis korra on tulnud, kus siis seal oli niimoodi, et olime Pärnu rajal uuele Panigaalele sissesõitu tegemas, see oli 2020 aastal. Ja ma ei mäleta palju me kilometraaži mõttes pidime seal seda rada nühkima, aga seal on ikkagi, et sa ei tohi üle 7000 pöörde minna, et väga madalate pööretega lihtsalt tõristada rada. Ja ma olin samal ajal ülikoolist ka, mul oli mingisugune, ma ei tea, miski võlaõiguse eksam, siis ma vahepeal pidin jooksma autosse ja hakkama nagu seda eksamit tegema ja siis mul oli müts maha. Ja siis samal ajal jätsin enda nii-öelda semu Mario, jätsin seda sissesõitu tegema. Ja mingi hetk, kui ma siis enda eksami ära lõpetasin, jõudsin boksi Mario ja ütles, et no nii, sissesõit sai just tehtud, mahlad vahetati just ära. Nüüd põhimõtteliselt tõmba lukk kinni ja võib minna kohe annustama. Ja no oligi, aga ammas juba verel ka terve päevasel juba oodanud. Aga samal ajal otsustas esimene repi soendaja koostöö lõpetada, millest mitte miski ei andnud otseselt märku, et kusagilt oli juhe natukene katki läinud. Ja nii kui Pärnusse peale lähed, kui palju keegi Pärnu rada teab, siis esimene šikaan, mis seal on, et sinna on juba üsna suur nagu sisenemiskiirus. Ja nii kui ma seda esipidurit puudutasin, siis olin plaksti pikali ja Panigale lendas sinna murukivile või mis seal on. Ja see tegi nagu rattal ikka päris palju haiget, et tegi raamile haiget ja kõigele. Ja Ducati oskab väga kalleid juppe. Aga ei, õnneks see selles mõttes lahendas ilusti ja lahendati ka minu jaoks ilusti. Okei, aga Hannes sul mingi selline... See on nüüd õpetus või hoiatuslugu, miks ei tohi sisse sõitida mootorrattal mitte kunagi. Mina üritasin ka ühe korra sisse sõitida. Ja siis sõitsin samamoodi 2017 aastal Eesti Honda või Balti Honda andis mulle trenniks ja estikateks uue Fireblade, millega ma sõitsin ka Tallinnast Pärnusse mööda teed, et see teha see sisse sõita ära ja et siis Pärnus rajal teeme lõpud. Siis sõitsin tänavarehvidega, tuled küljes, kõik vaikselt tiksusin seal Pärnus ja siis tagajärg sai otsa. Võtsime Marko prügihunnikust mingi vana sliki, panime selle alla ja siis see on nüüd ka asi, mida ei tohi teha mitte kunagi. Ja kõik, kes mootorrattaga sõidavad Pärnus, siis esimest tänavarehti järgi jätke. Et esimene kurb müüri taha minek seal kadus mul esiots alt ära, nii et see mootorratta pidi käru peale panema labi taga. Sealt ei jäänud väga palju alles. Tutus 200 kilti sõitnud mootorratas ei olnud ühtegi vedelikku mootorrattal, see mootori üli väljas, tagapiduri vedelik väljas, aku põllu peal. No kõik, nii palju kui võimalik. Umbes samasugune nagu see Le Mansi testi BMW, mis me oleks. Okay. Aga palju üldse mõlemad kukkunud olete? Reaalselt palju nagu enam-vähem, mis te teate, palju neid kukkumisi ette on tulnud? Ei oska isegi kaudselt öelda, aga ma pakun, mulda jääb selline võib-olla 10, 15, 20 tuuri maksimaalselt, et... Hannes, sa tegid siukse näol nagu... Ei pole nägugi. See ei ole nagu... Ei taha teda lugeda ka. Kuna minipagiga läksin trenni 2 aastat tagasi äkki Marko ja lastega, siis ma olin hirmus kaval peale arust, ma panin 3,5 paari rehvidesse, et ma sirge peale jõuan järgi neile. Ja siis koonuste ümber esimese ringi jooksul ma kuksin 3 korda. Okay. See ei ole nagu ikka esimene, aga loed seal. Aga ütleme, kui te ei sõidaks mootorrattaga, mida teeksite? Kas oleks mõni teine spordiala, millega te tegeleksite?
või üldse hoiaks mootorispordist eemale? See on nagu siuke padelimehe moodi. Palun ärme solva. Ausalt öeldes ma jään täiesti vastuse võlgu, ma olen proovinud väga palju erinevaid nagu spordialasid, et eelkõige, mis mulle nagu meeldivadki just mingisugused individuaalalad. Et seal saad ainult ennast süüdistada, kui nagu tulemust ei tule. Et aga ma ei ole kusagilt saanud seda sama purtsu kätte, mis ma saan nii-öelda motospordist. Rullvõisku. Ma olen rullvõisku sõitnud, skeiter olnud. Kunagi olid ikka ilusad pikad juuksed, kätt tagurpidi peas ja uisid ära. Vaatan praegu juures oma pilti, et taha uskuda seda pikkade juuste juttu. See on kõik võlgadele juba kukkunud. Ja. Hannes, mis sa teeks, kui sa ei sõidaks sellisel tasemel mootorrattaga, mida sa teeks? No hariduselt olen ma mehaanikainsener. Ehk siis ilmselt raha teeniks kuidagi seda tehes, mida ma praegu teen, aga lihtsalt võib-olla see inseneritöö maht suureneks. Mõnda teist spordiala, kui motorsport üldse välja, et autod ja mootorrattad, siis on nagu väga vähe asju, mis... Siis teeksid ka rullvõisku? Ei, rullvõisku mul oli... ma ei kujuta ette. Jalgratast. Okay. No ikkagi püsiks 2 ratta peal. Sellest ei suudaks eemale minna. Kui ainult motorindade ära läheb, siis ma olen see talv enda jaoks avastanud enduro. Täiesti ka väga lahe sport. Väga lahe asi, mida mootorrattaga teha. Võib-olla seda avastaks rohkem. Vihkel, sa korra puudutasid seda individuaalset spordiala või nagu individuaalalasid, on ju. Palju ringraja sõidus seda individuaalset sooritust ja tiimi rolli kõigest selles on? Hannesel kindlasti rohkem. Palju sa saad öelda, et sul on individuaalset sooritust ja tiimi rolli üldse enda nagu sõitmiseks? Selles mõttes ei saa mitte kellegi rolli mitte kuidagi alahinnata, et ega see tiimi roll ei pea ka olema ainult see, et nad teevad, ma ei tea, kuidagi kogu aeg sul mingisugust mootorratast kiiremaks. Et see on ka nagu üleüldine selline nagu tugi raja ääres, mis nagu lubab sul keskenduda puhtalt ainult sõidule ja lubab sul nagu olla selle võistlusnädala vahetusel sõitja. Et ma kohe kindlasti ei saa öelda sellist asja, et kõik on ainult minu tehtud, et tiim on seal süke nii-öelda lihtsalt pilt seal taustal. Kõik saab ikka roll. Seda ei saa ka numbritesse panna, seda ei saa nagu jagada sellepärast, et ilma sõitjata ei teeks tiim mitte midagi ja ilma tiimita ei teeks sõitja mitte midagi. See on nagu siuke asi, et mõlemad vajavad mõlemat ja mõlemad panustavad ikkagi lõpuks see terve see nädalavahetust, et meeskond tööd selleks, et see 1,5 tund pühapäeval sõita selle koju jooks, aga see pool tund on siukse kriitilise tähtsusega. Ja, aga palju perekond teie jaoks rolli mängib selle juures? Perekond on kindlasti väga suur osa, toetab ju seda, mida te teete, on olemas, on raja kõrval. Kui oluline see teie jaoks, kui sõitja jaoks on üldse kõige selle juures? Loomulikult on selles mõttes, et ega perekonna toetus peab olemas olema, et kui sa iga kord tüliga kodust lahkud, kuna sa lähed sõitma, siis ega see lõpuks su enda nii-öelda vaimsele poolele ka nagu hea ei ole. Et olgugi, et mul naine võib-olla silda ei viska kodus, kui ta kuulis, et 26 aastal tagasi lähema, aga lõpuks on see minu otsus. Ka õige. Et on mingis hetkes saad öelda, et püksid on sinu elas peres, jah? Sellel hetkel on. Hannes, kui ma saan aru, sul käib isa kaasas vist hästi palju võistlustel, eks? Ja, ta on ikkagi meeskonna osa. Ta on algusest peale olnud väga kriitilise tähtsusega. Mingil hetkel see on praegu väga poop teema, see isa roll treenerina. Ja, just. Aga meil on kuidagi mõlemad teeme oma asja nii hästi, kui me saame ja toob nagu tulemusega. Päris pole seda olukorda, et on tahvelarati käest ära võetud ja õstud kõrgu antud. Tead, see on, jah.
on südaselt rääkida. aga üldiselt, kui me võtame selle nagu ringraja sõidu nagu mootorratastel, siis inimesed arvavad, et see on meeletult siuke glamuurne, siuke näpud püsti nagu F1 ja kus päriselt on. Üldiselt päriselt igapäevaelu välja näeb, ma olen Eestis käinud korra vaatamas Audrus erinevaid siis alasid vaadanud palju telekast, just nagu rinka mootorratast. Mis elu päriselt välja näeb, kui glamuurne see tegelikult on? Ilusad tegid on haiglas. Millises haiglas? Igal pool. Ei, ega seda jah. Näpud olid põlisemad ka autohoidusõitjatel kindlasti. Ma ei saa öelda, et mingi metsik glamuur oleks. Vähemalt meie kandis, kus me siin asume, siin kindlasti mitte, et võib-olla välismaa kindlasti rohkem, sest seal on ka seda fännibaasi ja pealtvaatajat rohkem, aga otseselt jah. Eks see on üldse nende mingite, ma ei tea, mille pärast on tekkinud see nagu arusaam, et need ringraja spordialad on siuksed glamuursed ja kuidagi. Nad on puhtavad natuke. Jah, aga eks see glamuur on ka minu arust selles mõttes välise hindaja arvamus, et see, kes on ise võib-olla seal alas sees, tal ongi näputõlised ja tema ei oska seda glamuuri sealt nii-öelda nagu leida. Tema jaoks on see lihtsalt nagu sport, aga see, kes on võib-olla nagu lihtsalt motospordi fänn, ta tuleb vaatama, see on ilusad rattad, suured kiirused, mingisugune melu toimub, et tema jaoks võib see nagu kindlasti olla glamuurne, erineva vaatevinklitest. Aga Mihkel, mis su eesmärk selleks hooajaks päriselt on? Kui sa oled endale seadnud mingi eesmärgi, sa ütlesid enne, et sa tahaks Balti sarjas jõuda mõned korrad poodiumile, Eesti meistriks. Ei, selles mõttes ega eesmärk, mille pärast me läheme sõitma, ongi täpselt see, et ikkagi nagu minna tiitlite jahile. Tiitlid ära võtta nii Eesti tiitel kui ka Balti tiitel. Kas see reaalsuseks saab, seda siis nii-öelda näitab aeg, aga eesmärk on selles mõttes üks ja kindel, kui ma samamoodi ka nagu Hannes kogu aeg ütleb, et ma peaksin tundma, et ma enam ei ole suuteline nii-öelda võitma, selle eesotsas sõitma, siis ma ei taha enam üldse sõita. Sellepärast, et minu jaoks nagu see nauding tulebki pigem just võitmisest, mitte niisama osalemisest. Aga tänases olukorras sa tead oma ratast, kes sa oled sõitnud kaua aega juba, sa oled proovida ka? Ei ole veel. Okei, aga ütleme nii, et nii palju kui räägitakse, nii palju kui on näha kuulda olnud juba, kui reaalne see eesmärk on, et tulla Eesti meistriks, võtta Balti tiitel ära, kui reaalne see on, kui kõrgelt sa hindad seda nagu võimalust päriselt? Pärast on hea öelda, et määrde tiim oli sitt, suusk oli sitasti määritud, ei taha öelda siksöön, aga eks ma ei oska anda mitte mingisuguseid prognoose selles mõttes enne, kui ma tõesti ei olegi selle rattaga sõitnud, mis mulle nagu uue ratta puhul väga meeldib. Seal on tähelepanu just nagu läbi nende muudatuste, seal on tähelepanu osutatud just nendele nõrkadele külgedele, mis ma nii-öelda võib-olla varem tundsin Ducatiga sõites, et seal varasemalt oligi ühepoolne kiige, mis tegi siukse kurvidest välja mineku hästi nagu vedelaks, mida ka nagu Ducati ise tunnistanud ja nüüd on nad siis selle nii-öelda ilusa kiige justkui ära kaotanud, et nüüd on tavalisena kahepoolne kiige. Et seal nagu selliseid muudatusi, üldse tehnoloogilisi arenguid selle ratta puhul on olnud meeletult. Selles mõttes ratta osas mul on täielikult lootus olemas. Nüüd enda osas öeldakse, et kui saad nii-öelda lapsevanemaks või isaks, et siis midagi nii-öelda peas juhtub, mida sa ise täpselt ei mõista, aga ähvardatakse, et kui saad nii-öelda isaks, lähed rajale tagasi, siis enam seda kiirust ei ole, et kuidagi see alalhoiu instinkt alateadvuses mingisugune asi hoiab sind kogu aeg tagasi. Ma praegu ütlen, et mul seda ei ole. Aga eks siis aeg. Sa arvad või sa tead, et sul ei ole? Ma loodan, mul seda ei ole. Aga Hannes, sinu eesmärk on tegelikult lihtne, tulla maailmameistriks mõlemas sarjas. Mõlemas sarjas võita. Jah. Millal ja kui reaalne see on? Aasta lõpuks. IDM on, seal on, mul on natuke vastupidi, kui Mihkel praegu seal Euromotos.
et enda võimetes ma olen terve eelmise aasta lõpu on ju välja arvatud see väike Serbe asi. Aga ma olen olnud kaua terve kevadesed testid, me oleme kiiremad, kui me mõlemad oleme olnud. BMW ka, aga küsimärk on konkurendid ja küsimärk on, kuidas reeglitega lahendatakse konkurendid. Kui mootorratastel on nii suur vahe, siis peab korraldaja sekkuma sellesse kuidagi. Kuidas kas esimest piiratakse või meid aidatakse kaasa. Ehk siis seal peab ropult õnne olema. Mina saan ainult teha Euromotos seda, et ma ei tee vigu. Samamoodi nagu tegelikult eelmine aasta keskel ma juhtisin särve nii kaua, kui ma 10 senti või 5 senti liiga palju äärekivi kasutasin. Täpselt samasuguse siis teistel oli samasugune eelis mootorratta näha. Aga lihtsalt iga sõit oled kohal, oled poodiumil, surud, keegi teeb vigu, meeskonnad teevad vigu, oled lihtsalt stabiilselt kohal. Niimoodi võib aasta lõpus olla nii, et sul on kõige rohkem punkte ja see on meistamine. Ja Endurance on siuke ala, kus ei ole võimalik mitte midagi prognoosida, sellepärast, et juba üks sõit, 24 tundi, seal võib nii palju asju juhtuda. Seal me lihtsalt näeme. Aga fakt on see, et kiirus on meil olemas. Kui meil on puhtad sõidud, siis me ei tea ühtegi põhjust, miks me ei oleks selle ees. Mul korra küll ise küsime vahel, kas IDM-is, kas teil juba nii-öelda Euromotos, kas see mingisugune reeglite muudatusest midagi räägitakse ka juba või? Minu arust reeglid ei ole väljas siiamaani. Okay. Millal esimene sõit on? 3-4 nädala pärast. Okay. Kriminaalne on see. Jah. Kes teil mõlemal kõige suuremad konkurendid on? Ikka Eestis sul, Eestis Baltikumis, kes arvad, kes sulle kõige rohkem peavalu valmistuma selle loo? Tead, ma ütlen täiesti ausalt, et ma ei tea, kes sinna stardirivisse lõpuks välja tulevad. Aga kindlasti on siin Mike Vestel, Silvester Sarapik. Kui Hanno Velt on peal, siis ka Hanno Velt kindlasti. Ja sõltub, kas meil tuleb ka nii-öelda Soomest konkurente rajale, sest meil tegelikult Soomes on tase väga kõrge ja Soome nii-öelda esisõitjad on ka väga-väga kiired, et siin Emeli Lahti on paar hooaega Eestis kaasa teinud, kas siis osaliselt või siis isegi täielikult, et Emeli on väga-väga kiire, et talle ilmselt kanna peale ei annusta. Väga Hannes sul? Ja sul kõige suurem konkurent on kas sõitjana või tiimina on, siis ma saan aru, et Ducati see peavalu on ju? Jah, Euromotos on palju kiireid. Ma arvan, et seal on siuke 5 sõitjad vähemalt, kes on küsijad vähemalt esimestel etappidel. Endurance'is on meeskonnad pigem, kes on ülitugevad, on Suzuki tehas, mis on ebareaalne, nad sõidavad 10 aastat vana mootorrattaga. Pigem platvorm on 20 aastat vana. Ja nad võivad kukkuda, nad võivad teha ükskõik mida, aga nad on lõpuks ikka poolmine. Sest et kuidagi meeskond on nii kogenud, see mootorratas on nii lihtne, nad saadavad selle 4. käigu kurvis põllu peale kuskile. See on nii ümmargune nagu siuke muna, mis lihtsalt teeb oma tiirud ära, seda tõstab püsti ja lenks ei ole veel kõve. Ehk siis see kuidagi Suzuki tehas oskab teha Endurance'it niimoodi, et see ei ole keeruline, et nad sõidavad ülini. Jart on tugev, ehk siis Yamaha ja BMW tehas ka. Seal on üks Endurance, ma ütlen, seal on õnne vahe. Tuleb. Aga rääkisin siin enne seda, kui siin tuttavatele ütlesin, et täna teeme podcasti, siis tuli päris paljudelt riigikaugilistelt tuli see küsimus, et Hannes, millal MotoGP? MotoGP rong minu jaoks on läinud kindlasti. See on järgmine põlvkond Eesti võidusõitjaid, kes seda MotoGP-t püüdma läheb. Selleks, et MotoGP-sse jõuda, sa pead tegema väga vanadest loodusest väga õigeid otsuseid. Sinusse peab keegi investeerima väga palju raha. Nagu ma enne ütlesin,
Marko viis kuskile maale, mina tulen kuskile järgmisele maale. Kui mina suudan tuua esimese maailmameistri tiitli Eesti motoringas, siis ma olen Risto rahulikult pensionil. Aga see GP on, ma arvan, kas järgmine või ülejärgmine põlvkond Eesti noori võidusõitjaid. Sellepärast selleks ajaks ma olen juba Markoga välja mõelnud selle süsteemi, kuidas algusest peale õigeid otsuseid teha. Oota, aga mis seal sa näed, kaua sa sõita kavatsed? Ma just palju sama küsida, et kui esimene tiitel tuleb ära, kas siis on Kiiver läheb nagisse ja ütleb, et aitab küll või läheb järgmist püüdma? No nii oleks ma ikka kestan, kui sina mitte praegu oled. Ehk siis plaan öelda 53. Ma tean, et ma näen kõvasti noorem välja, aga ma just sain 30. Me oleme tegelikult kõik suht ühte vanuse auku, kusjuures põnev on see, et siis kui ma veidi seda eeltööd tegin, ma sain teada, et meil on Hannesega täpselt 10 päeva vanuse vahet ja ma olen vanem, nii et Hannes on siin lauale kõige noorem. Jah. Ei, küll ma ikka ei ole kindlasti, kui tiitel tuleb, siis ma arvan, et isu kasvab. Ja endurance'id ei ole mingit muret ka ette võib-olla 35-40. Aga ise on see, kas ma nii kaua tahan seal olla. See 24 tundi võidusõit ei ole mitte mingi rõõm. Finišilipp on kõige parem olemas sellest. Ja. Mihkel, kaua sa sõita tahad veel? Väga hea küsimus. Ma ei tea, kas siia enam mingisuguseid comeback'e sisse mahutada või mitte. Ikka selle aasta sõidad ära, sest et vaheaasta, sest et uuesti comeback'i, tegelikult veel jõuad 3-4 comeback'i teha. Ma olen selles mõttes ise mõelnud, et võib-olla kuni 35 äkki ongi nagu see prime, et peale seda sa hakkad nagu vaikselt alla vajuma. Et ma jõuan ühe comeback'i siis äkki veel teha, et kui ma selle aasta sõidan, teen 2 aastat pausi, siis korra tulen. Ja siis on see Pau lõpetamise hooaeg, et ütled, et see on mu viimane comeback, teen selle hooaja ära ja rohkem sõida. Ja, ma arvan, et ta kusagile sinna poole kisub või ma ise olen mõelnud niimoodi, et kui ma nüüd praegu rajale lähen ja kui ma ei tea, teen selle hooaja ära, võib-olla mõne hooaja veel, aga et peale seda nii-öelda pargin tsikli garaaži ära ja hakkan pigem panema rõhku poisina ja võib-olla teda kuidagi treenima, kui ta lööb silmas ära, ma muidugi, et seda veel ei tea. Hannes puudutas minu jaoks päris põnevat teemat korra ja niikuinii ma tahtsin sellest teemast rääkida. Kus teie arvates täna Eesti ringraja sõit on? Kui me võtame maailmakaardil nagu erinevad riigid, kus tegelikult neid talente tuleb, on ju, kus võrreldes sellega Eesti seisab täna ringraja sõidus motoratasse? Hannes mõttes väga mõtlikuks kohe selle peale. Kui me mõtleme riikide nagu, eks ma arvan kuskil keskel. Süsteem ei ole meil kindlasti võrreldav, ma ei tea, Hispaaniaga, Itaaliaga, Prantsusmaaga, Saksamaaga, Tšehhiga. Meil ei ole. Ja no, aga mis on minu arust kõikidel spordialadel on sarnane, et meil on ikkagi ebaharilikult suur kogus talente selle rahva arvu kohta. See, kui meil isegi üks mees on seal, siis palju Ameerikast peaks olema samas kohas. Ja kui me niimoodi võtame, siis tegelikult per capita on ikkagi näitaja päris hea. Ja Ameerikast ei ole ühtegi sõitet ja tegelikult Moto2 on 2-1, Moto2 on 1, GPS pole ühtegi, Moto3 pole ühtegi, Superbike'is pole ühtegi ja nii edasi. Et ma arvan, et meil on hea koht, me ei tohi õhuvahet sisse jätta, me ei tohi lasta kaotsi neid asju, mida meie oleme Markoga näinud. Praegu järgmised põlvkonnad, siis kes peale mind tulevad, on pigem minu arust on see nagu positiivne, mida me näeme. 2 tüüpi, kes on täna siis 11 äkki, 11-12, midagi sihukest sõitsid eelmise aasta sama Saksa minibaiki, kus mina alustasin. See aasta nad lähevad sõidavad Tšehhis. Markoga koos siis ongi, ma kutsun Marko lasteks. Aga nemad on nagu
nemad on näljased, nad on ülipalju paremad suhtlejad, kui mina olin selles vanuses, nad on ülipalju julgemad. Mina olin natuke, kindlasti olin isegi liiga häbelik sellel ajal. Ma ei olnud nagu siuke, ma ei olnud nii presenteeritav, kui nemad on. Nad on väga siuksed, nad on lahedad sellid, nad on ülikiired, nad arenesid ülikiiresti selle 1 aastaga Saksamaal. Ehk siis, kui nad teevad samu samme edasi, siis ma näen, et nad võiks jõuda kindlasti kaugele kui mina. Hannes, ma küll ütlen siia vahele, et kui sa olid noor, siis tundus, et sinu üks peasponsoreid oli Michelin. Hannes nägi välja ka nagu väike Michelini mehi. Ma olin suur poiss. Ma arvan, seal mängib rolli see generatsioonide vahe ka, sest ma nagu enda kogemusest tean ka, noorena sai ikkagi nagu sporti tehtud ja kõvasti tehtud ja samamoodi vaatad neid täna, neid noori talente, kes peale tulevad, nad on kuidagi eneseteadlikud, nad on väga palju paremad suhtlejad, ise suudavad endale ka väga palju seda teed sillutada võrreldes sellega, mis olime meie, kui me olime noored, kuidagi see kasvatuslik generatsioonide erinevus ikkagi mängib nii suurt rolli täna ja see nii-öelda infole ligipääs, ma arvan samamoodi, et ikkagi täna need noored juba saavad info ühiskonnas, meil poolt midagi, meil olid lauatelefonid ja kineskoop ekraaniga arvutid, et selles suhtes vanad head ajad. Aga mis meil täna on, sa oled hästi palju rõhutanud seda, et nagu seda süsteemi tahta luua, mis meil puudu on selles, et meil oleks veel rohkem neid tippe, sest tegelikult neid talente, ma arvan, on omajagu. Ja nagu neid talente üles korjata, mis meil puudu on, sest vaatame näiteks F1 on ju. Samamoodi eestlane reservsõit on olemas on ju. Sinu toodud näide noortest kuttidest, kes sõidavad juba nagu hästi on kiired, on nagu näljased on ju. Mis meil puudu on, et neid veel rohkem on? Kõige lihtsam vastus alati öelda raha, aga raha ei ole kunagi vastus. Raha on kütus lihtsalt. Selle vastus peab kuskilt pealt tulema. Kui mul oleks hea ammendav vastus, siis oleks seal ka juba raha. Ja siis oleks seal ka lahendus. Ja siis oleks juba need noored talendid ka kohal. Et seda proovis ju Marko teha nii-öelda Balti mini-GP sarja, mis kukkus läbi erinevatel põhjustel, aga minu jaoks on üks põhjus see ka, et me ei saa seda konkurentsi kokku Balti peale. Meil ei ole nii palju sõitjaid, see võtab võib-olla 10 aastat aega, et see tase jõuaks sinna maale. Lähituleviku lahendus minu jaoks on minna kõikide, teha, ma ei tea, selliseid ala nagu kartidega, autodega talendid rajada. Teha mingid siukseid üritusi, kus lihtsalt tekitada huvi lastes ja kohe, kui on mingigi signaal, et kellegist võib midagi saada, keegi on kiire, siis kohe minna kas Saksamaale, kas Tšehhi, kuhugi, kus on see konkurents juba olemas. Et me ei peaks seda, meil ei ole võimalik seda üles ehitada, seda konkurentsi niimoodi lihtsalt hetkeks. Aga see nüüd, et sinna Saksamaale minna, seal peab kokku langema andekas laps või noor, vanemad, kellel on raha ja tahtmist seda asja hakata ajama ja et see kõik kompleks sobiks veel kokku ka. Ehk siis praegu mul on veel käed tööd täis enda maailmameistriks tulemisega. Siis kui mul see asi on saadud, äkki on see, kus ma saan rohkem aega alustada selleks, et järgmine mees motoreid pesemaks. Ma arvan, et Hannes selles mõttes sillutab ka väga head teed praegu just nagu selle jaoks, et meil tekiks tulevikus rohkem noori sõitjaid juurde. Et tahast tahtmata sa pead midagi sealt välismaalt nii-öelda koju tooma, et kõik väiksed poisid vaataks sulle alt üles, et ma tahaks ka olla suurena nagu Hannes. Et samamoodi nagu võib-olla noored poisid vaatavad Ott Tänakut. Just tahtsin seda sama öelda, et Ott oli see, kes ju tegelikult sillutas samamoodi teed ju rallimaastikul, et tean isegi 11-aastane kutt, kes tegin talvel selles lumeraja päeva,
Pikaveres ja oli hunnik neid kõvasid vendi, kes tulid ringkarvani ja tõusid rusikaga vastu rinda, et ma teen tagaveolisega no nii kiirelt sõidan seda rada, et paha hakkab ja siis tuli 11-aastane poiss oma esikaelusega kõigile koti pähe. Ja samamoodi Quick, kes vaatab reaalselt Tänakule alt üles ja ütleb, et ta tahab olla nagu Tänakule maailmameistriks ja see ongi ta eesmärk. Aga samamoodi meest läks ja sillutas teed lihtsalt kõigile, sellepärast et samamoodi ju Martin jõudis kuhugi maani. Enne olite üles Marko. Jah, et Martin jõudis kuhugi maani, maailmameistriks ta ju kunagi ei tulnud, siis läks Tänak, tuli maailmameistriks ja sillutas seda teed veelgi. Tänu sellele ju hinnatakse tegelikult samamoodi nii mehaanikuid kui insenere WRC-s on ju väga kõrge. Ja selles suhtes mulle see mõte meeldib, et Hannes tegelikult sillutab täna teed nendele noortele talentidele. Aga kas meil reaalselt on Eestis ka piisavalt võimalust noortele täna, et üldse jõuda kellegi? Ütleme, mingi isa vaatab, et tal poiss päris osa nagu rattasõljas on. Kohe kõne Markole Viurmotost. Marko Rohtland, tal on garaažides väikseid Hondasid, millega tuleb kindlasti see suvi mingi päev kuskil kardirajal, kus kõik lapsed saavad tulla proovida, jõuda selleni, aga jah, erinevaid, kui oled juba nii kaugel, et tahad proovida ringrada kindlasti, siis on meil on need mootorrattad ja need võimalused olemas. Selleks, et lihtsalt väike aastane poiss mootorratta selga panna, selle jaoks on siin üks mees, kellel on first hand kogemus. Räägi sellest kogemusest, kuidas panna väike laps mõtleks. Piisab lihtsalt, kui 2-aastasel tuleb sünnipäev ja siis tuleb vanaisa, kes kingib talle 5-aastaste pilli. Ega siis ei olegi midagi. Ma pean siis entusiastliku isana järgi jooksma, kratist kinni hoidma sellepärast, et ega sellel 2-aastasel tal on ainult silmaruutlus. Ja ta avaneb edasi, et isegi kui autod asjad tee peale ette ja tema sõidab nendest ka nagu üle ja läbi. Aga kui palju, selles suhtes ma kujutan ette, et see paljude lastevanemate jaoks on selline äratundmise rõõmu hetk, et ütleme, sa oled ju ikkagi pikki aastaid pärattaseljas istunud. Kui palju head meelt see päriselt tekitas, kui sa seda nagu ehedat emotsiooni sealt nagu rattaseljast nägid? Ei no eks on ikka siuke tunneli lõpus paistab valguse, et see hetk, et midagi on õigesti tehtud. Praegu ma ei saa talle neid mingisuguseid võrdlusobjekte kõrvale panna, et eks me siis hakkame nägema, kui ma võib-olla ühel hetkel suudangi ta kusagile raja äärde meelitada ja saangi ta nii-öelda võistlema panna. Et eks siis ole näha, et kas tegelikult poisil lööb silm nagu särama või mitte, et aga kindlasti ei hakka nagu mingit ala peale suruma, et see mingisugune säde peab nagu endas ka kohe nagu olemas olema. Ma lihtsalt soovin luua need võimalused, et ta saaks proovida, kui meeldib, siis äkki nii-öelda liigume edasi. Et aga seda ei oska öelda, et ma olengi siin väga nagu mõelnud, et kas teda üldse ringraja peale panna, et vaadates minu mõõtmeid, mis loodus on mulle andnud, siis ega ma siit nagu Baltikumist kaugemale väga ei saakski vaadata, et ei, miks? MotoGP sarjas ma oleksin ilmselt Koljalt lihtsalt. Ei no, sa saatsid ju Toprakiga koos ju seal paugutada 2 pikka poissi ja ta on ka ju ikkagi teistest ju ikka kõvasti pikem ju. 193. 192. Ja 180 on ikka. 190, ma ei usu, et ta minu pikkune, ma olen 192, 193. Okei, võib-olla oli 183, aga ta on ikkagi nagu huge võrreldes seisega. Et selles suhtes saaksite seal vennastuda võib-olla natukene. Jah, paklavad siia. Jah, vaikselt Turkish kebab ja läheb vennastuma edasi, aga kas Eestist, kui me jätame Hannese kõrvale, küsin sinu käest. Kas see on võimalik, et Eestis tuleb järgmine maailmameister? Kui Hannes tuleb see aasta ära, on ju peale Hannest, ma mõtlen. Jaa, selles mõttes on, aga selleks peavad olema täidetud teatud nii-öelda eeldused, et nende meistritega peavad vähemalt mingil määral jääma tegelema ka Marko ja Hannes.
et selles mõttes, kui Marko ja Hannes saad vahelt ära lõigata, et nad saavad siin tiitlid kätte ja rahapakid taskusse ja lähevad üldse baalile ära elama, et rohkem Eesti noortega ei tegele, et siis Hannes ei saa baalile minna, seal ei sõideta talvel Endurot jäära. Seda küll, jah. Ja seal saad tuk-tukiga võib-olla. Et ühesõnaga, kui Hannes ja Marko jäävad nagu samasuguse entusiasmiga seda asja kõike edasi tegema, siis on kõik eeldused selleks nii-öelda nagu loodud. Et aga jah, kui nemad siit vahelt ära kaovad, siis noh, ma ei kujuta ette, et lihtsalt mingisugune entusiastist isa, kindlasti neid on, et hakkaks lihtsalt ise enda lapsega mööda suurt maailma ringi käima ja võistluseid otsima. Et seal on ikka nagu mingit teist tuge ja kontakte vaja ja kõige nagu seda ka. Aga teen niisuguse kiire, väga palju mõelda ei tohi, vastate lihtsalt. Ma annan teile võrdluseks 2 asja, peate valima siis, kui ma valite. Riidrada versus tänavasõit. Ringrada. Okei. Talent versus töö. Töö. Risk või kontrollitud olukord. Riske peab võtma. Kontrollitud olukord. Ducati versus BMW. Isegi ei saanud lõpetada. Proovisin korra BMW-d, aga nüüd tuleb Ducati peale tagasi. Vihm versus kuivrada. Vihm. Miks vihm? Selles vihmas võib-olla see minu suured mõõtmed, need aitavad natukene kaasa, mootorratast natukene paremini püsti hoida ja mulle kuidagi sobib see. Sa sõidad lihtsalt vihmaga sama kiiresti kui kuivaga. Ma sõidan vihmaga sama kiiresti kui Hannes. Sprint versus endurance. Sprint. Kui peaksite võistlema edaspidi, kas ainult üksi või koos tiimikaaslusega? Üksi. Tiimikaaslusega. Eesti versus välismaa sarja. Kumba te teadsite? Välismaa. Sõidaks igal juhul välismaad. Lemmikrada. See on sealne. Hannesel on lihtne. Hannes on sõitnud. Parandan Saksen ring. Jah, Saksen ringil ma olen ka käinud, aga ma enam Esimest 2 kurvi nii eredati ei mäleta. Jah, ma olen esimeses või teises kurvis ka kruusa maitsnud. Ma seal kunagi käisin, aga kui ma olen nii vähestel radadel käinud, siis nendest radadest on mul isegi võib-olla Brno. Väga huvitav rada. Okei. Kõige hirmutavam hetk läbi karjääri, siis raja, mis on olnud? Mitte toimiv episoodi ees. Ja siis, kui põõs alla viskisid ratta, Hannes sul? Hirmutavat hetke ei tule küll. Ei ole ühtegi isegi siis, kui nagu mingi koledalt risu oled pannud, pole kordagi olnud mingit tsükest, et need on tekkis. Kui sõrme ära kukkus esimest korda sõrme vaatasid. Ja siis, kui sõrme vaatasin, või siis, kui ma, mitte isegi siis, kui ma vaatasin, aga siis, kui ma näitasin Markole niimoodi, kindlas oli auk sees, ta oli paistis luu ja siis ma tahtsin näidata Markole, et see liigub küll, et selle tahab veel korda teha. Liigutasin niimoodi selle otsa ja siis see oli nagu hästi küpsetatud rivi, et luu liikus ja liha oli paigal. See oli siuke vilets hetk minu elus üldse. Aga kas sellel hetkel, kui sa lõpuks haiglasse jõudsid, ei olnud seda hirmu, et enam sõita ei saa? Korraks oli väga madal seis, sellepärast, et mul oli ma ju varastasin ise rolleri raja äärest, hüppasin üle aia, varastasin rolleri, sõitsin rolleriga Medical Centerisse, koputasin ukse ja ütlesin, mul on sõrmega süüke lugu, mis me teeme? Oi, vaatame. Istusid, vaatasid korraks sõrme mingi 5 minutit. Siis küsis selle arst, et kui kiiresti kukkumine toimus. Mis oobel. Ma ei tea, 3. käigu lõpp. 160, 170. Oi, siis on meil kiire avarii, siis me peame kogu keha tšeki tegema. Sõrm oli täiesti tagaplaanil. Selili katsuti mingid siseorganeid, selgroogu, pandi seljanahas, kaelatugi. Mehed, ma hüppasin üle aedad, et siia jõuda. Rahunegi maha. Ei, me peame kontrollima.
küsin, mis see kiirus on, kust hakkab kiire kukkumine? 40. Selge, piire kukkud ümber, siis on juba kiire kukkumine. Kui ei ole kohta näha, kus sa 40 kukkud. Aga siis ühesõnaga see seljalahas ja kaelatugi ja kõik need asjad kontrollisid, et siseorganid niimoodi tõusid vastu sõrme samal ajal. See väga halb kogemus. Ja siis lahas hakkas nii räigelt ahistama, et mul oli siuke klaustrofoobne tunne. Ja ütlesin, et laske vähemalt see lahti, et mul ei ole midagi viga päris tegema selle verega. Ja siis ei, et kui ma selle lahti teen, siis sa pead kirjutama alla paberile, et kui see kunagi enam ei kõnni, siis meie vastutame. Andke paber, kirjutan alla, teeme ära kohe, siis tehke need klõpsud lahti või laske lõdvemad. Siis selle kõige peale nad lasid minu arust ketamiini mulle otse verre. Ehk siis sellest hetkest kuni poole kiirabi sõiduni oli mul rongid endasid. Ja väga teed olla. Noh. Saad jagada seda. Pole vist kunagi ei ole nagu olnud võimalust elus narkootikidega kokku puutuda. Ketamiin on vahva. Ainult nüüd siis sain arsti juuresolekul ära proovida. Haigla, täiesti haigla. Nüüd oled rongi pealt maha saanud. Ma tahtsingi Siiamaani rongi peale. Ma tahtsingi jõuda sinna, et siis kui ma lõpuks haiglasse jõudsin kiirabiga, siis ma tulin sealt rongi pealt maha. Ehk siis oli üks väga must auk korraks. Ketamiini pealt mahatulek on ilmselt üks kõige hirmsamaid mahatulekuid valuvaigisti pealt. Morfiinipammid 24 tundi, ketamiin on kiire laks ja selle pealt mahatulek on ikka hirmus. Ehk siis oli korraks pisar silmas selle pärast, et oli vaatasidki mu sõrme, siis tuli arst ka ütles, et ei ole hullu, et võtame sent 1,5, võtame maha. Vaatasin, et on nii, vaatasid oma seda sõrme. Aga siis juba, kui tead selgelt see järgmine hommik oli juba okei, siis hakkasid mõtlema, et kas tuleme Suzukasse või Assenisse. Aga kui seejuures selle kohta, kui sa ütlesid, et sa ise jooksid sinna medicali ja kohe selga kontrollima ja sinu lause oli see, et sa tulid ju sinna oma jalal. Olen oma silmaga neid vaatepilti autoavariist, kus auto kõrvalt kõndis inimene 200 meetrit 2 murtud jalaga, lahtised luumurrud. Adrenaliin on see, millega sa liigud väga-väga hästi ja väga kaugele. Enne kui päriselt kohale jõuab ja ka olukorras, kus sul selgroog on kätki, siis ta siis liigub. Kui tahtejõudu on? Ma olen 2 Endurance'i mootorratast öösel püsti tõstnud paigast ära õlaga ja siis sõitnud sellega boksi tagasi ja pannud boksis pildi taskusse. Kohe veeks ära. Aga no selleks ajaks oli Adrekas kaugelt läinud ja mul seda Amerikat Velkerisse. Ma korra mõtlesin selle Endurance'i jutuga, et Hannes tegelikult sul ju jäi enne nagu algus rääkimata. Et selles mõttes, kus sa said üldse jala valgeks, et hakata, et üldse vaadata nagu Endurance'i poole. Et Hannes, kas sa soovid rääkida, kes oli su esimene Endurance'i partner ja mis tulemus kohe? See sama viilaspäine mees siin keskelt oli minu esimene Endurance'i meeskonnakaaslane, kellega me tegime Pärnus palju 2 tunni Endurance. 2 tundi. Ja kuna Ducati kütusekulu on selline, nagu see on, siis Honda mees sai sõita umbes 3 veerand sellest sõidust. Ja sina sõitsid veerand. Natukene liiandat, aga no enam-vähem nii. Okei. Aga väljaspool mootorrattaid, kui me jätame seda võistlemise ja üldse seda nagu mootorrattat kõrvale, mis on miski, mis teil silmas ära on? Praegu siin peaks ütlema kohe, et naine ja laps ja pere ja kõik väga enda. Olid korrekt. Aga mis see päriselt on, mis see sul silmas ära on? Kui ise mootorrattaga ei sõida, jah. Siis meeldib vaadata mootorrattasõitu kodus, kui juba tead kolmapäeval, et nädalavahetusel tuleb korralik motonädalavahetus, näiteks ongi Perts, on MotoGP, on võib-olla veel mingi Hannese kestvussõit ka, siis tean nagu perekalendrisse ära märkida, et mind tohid ülitada. Hannes, mis see siin sul on, mis silmas ära on pannud päriselt? Rolleritega sõit? Ei, roller ei ole. Lühikestega rolleriga. Mulle julmalt meeldib igal raske tehnika. Nagu suured masinad. Nagu väga meeldib. Ma tahaks, midagi on ekskavaatorid, ratopaavurid. Üliägel.
ja kui ma võidu ei sõidaks, siis ma raudselt, ma ei tea, peaks farmima või teeks. aga ekskavaatorijuht on ju hea olla terve elus karjääri teha. Aga nagu igapäevases selles, kui me räägime ainult siis sellest võistlushooajast, selle juures kuidas stressiga toime tulete, see stress on täna väga hästi aktuaalne ja kogu see ka sportlaskarjääri juures olev see stress ja see sooritus, just see sooritusstress või üldse see nagu hirm. Kuidas te sellega igapäevaselt toime tulete? Minu arust see ongi see nii-öelda säde, mis natukene sütitab, et ma selle stressiga nõus ei ole, et ma arvan, et mul vähemalt ma vaimselt ei suuda niimoodi mõelda, et mul oleks mingisugune stress, kui ma pean motospordiga tegelema. Aga see, et sul juba stardis enne, kui tuled kustuvad, on pulss nii-öelda laest läbi, et see ongi just see nii-öelda nagu hea nauding, et kui sa peale sõitu oksidaatsükli pealt maha tuled, siis nagu see mingisugune rahutus peale seda, see just ongi see, mida ma nagu motospordist otsin ka. Mul on suht lihtne sellepärast, et kui ma tükk aega mootorrattaga ei sõida, siis mul hakkavad igasugused tervisehädad selg valutama ja no kõik on all. Ja siis vahet ei ole, kas sõidad jääradad all veel, käid testis, sõidad superbike'iga. Iga kord on õhtul hea tuju. Nii et see on lihtsalt üks siuke tegevus, mis mul ravib kõik hädad ära. Kusjuures see ei ole ka tavapäratu see, et inimestel hakkavad tervisehädad pihta, kui nad ei tegele sellega, mille nad tõsiselt teha tahavad. Mõnel inimesel on see, et kui tööd ei saa käia, siis jäävad haigeks. Sul on samamoodi tegelikult, see ongi suures osas sinu töö. Ja kui sa seda teha ei saa, siis keha annab alla. Aga kui te peaksite mingit nõu andma Eestis noorele sõitjale, kes täna alustab, siis nõu te annaksite neile? Mihkel ei taha kohe vastata, Annes saab ise vastata. Mihkel mõtlikult. Ma isegi ei oska. Pea vastu tuleb. Ei, eks see... Ja küsi nõu, kõiki ei pea ise tegema. Kõiki kraave ei pea ise läbi käima. Ja nagu selles mõttes ka, et võib-olla ära võtta liiga tõsiselt. Et selle tegevuse juures, kui sa oled nagu noor poiss, seal peab säilima ka fun. Et noore poisina sa teed seda asja ikkagi nagu ka fun'i pärast. Et arusaadavalt, et lolli tasu mängima hakata, kui papa on sinna mõned 100 000 alla tagunud. Ja see võib aga jälle kõige mõistlikum. Aga jah, et ma arvan, et nagu lapsed ei tohi lõbu ära võtta. Minu arust on kuskil vanus 14–16, kus on lastespordist noortesport ja lastespordist saavutussport, kus hakkab see algus on 100% ainult fun. Ja siis on ülikeeruline koht, kuidas teha sellele kasvavale lapsele selgeks, et nüüd on see koht, kus me hakkame seda tõsiselt võtma, kui me hakkame. Või kui ei hakka, siis ei tee. See on kuidagi siuke väga, minu jaoks oli väga lihtne, sellepärast, et meie läksime täpselt Saksa sarjast Euroopa sarja. Minu jaoks oli nagu lülitud. Nüüd see on nagu päid asi. Me tuleb superbike'i pedaki, alustame sinna, käime. See on nagu see, mis viib meid kuhugi. Aga see on jah, nii kaua peab see olema sellele noorele või lapsele siuke, peab nagu seda huvi seal hoidma. Aga kui te ise endale peaksite andma nõu, ütleme 15 aastat tagasi, ise endale, see nõu te annaks? Mihkel ära sisene sinna nõia nii jube raske välja saada. Ma soovitaks nautida rohkem kogu seda MM-i karusselli supersporti, seda aega ma oleks palju rohkem nautida. Seda ei oleks tohtunud olla siuke hambatristis nagu töö. Kas see on selle aja jooksul ka nende aastate jooksul ütleme siis midagi, mida te kahetsete kogu oma karjääri jooksul? Mingi hetk või mingi otsus, mida te kahetsete? Mul ei ole selles mõttes väga midagi kahetseda, et ma ju võin ju unistada, et näed, et Hannes sõitis välismaale, et oleks ma ka läinud sinna välismaale, et ma nii-öelda täna sõidaksin ka kusagil suures sarjas. Et see on selline roosa manna, et
taaskord ongi, et eks mul enda gabariidid seavad ka natukene mingisugused piirid. Loomulikult see ei ole meeletu takistus, et nii-öelda Euroopas sõita, eks ta võib-olla mingis olukorras natukene keerulisemaks teeb, et aga vaadataski Topraki näitel, et ma arvan, et kui sa Toprak oleks 5 senti veel pikem, siis ega ta ei sõidaks seal tagaotsas. Ta oleks ikkagi nagu üks kiirematest. Et aga ei, ma otseselt nii-öelda midagi ei kahetse. Hannes, sina? Ei oska kahetseda küll. Tegime ju kõik. Meie oleme teinud kõik oma parima äranägemise järgi. Ja tegelikult sa ei ole ju kehvas kohas. 5 aasta pärast, kus ta olla tahate, Hannesele lihtne, ta on vähemalt 3-kordne maailmameister, on ju. Kus sa olla tahad 5 aasta pärast? Pensionil. Ja motospordist. Ma võtsin 35 pensionil ja entusiastlik. Motospordist pensionil. Ma ise arvan, see on mul siuke enda peas loodud nii-öelda timeline. See on su viimane comeback hooaeg oli 5 aasta pärast. Jah, võib-olla. Hannes 3-4-kordne maailmameister, 5-kordne maailmameister 5 aastat. Oleks 1-kordnegi, oleks juba päris hästi. Selle aasta juba ära ja oli kokkulepe. Jah. Ja siis ma tahaks olla vähemalt 1 mao kartulit kasvatanud ise oma kätega. See on huvitav eesmärk ja ikkagi see raske tehnika ja see põllumajandus tundub, et on sinu tulevik. Et üks hetk, kui rattaga sõitmise ära lõpetad, siis õpetad noori ja kasvatad kartuleid kuskil maal. Jah, esmaspäevast reedeni sõidavad mootorrattatega ja laupäev peab panema kartulit. Normaalne, see on see ükke noortele ja hea rahulik. Kui peaksite ühe lausega kokku võtma oma tänase mindset. Üldse võistlusspordi koha pealt, tööeetika koha, mis see lause oleks, millega te kokku võtaksite oma mindset? Mis tunnete, et teid edasi ka viib? Väga hea küsimus. Hannesel on lihtne, tal on jälle see, et ta tahab rohkem kui teised, töö ja töö, on ju. Tööd on kohast. Tee tööd, siis tuleb armastus ja mitte üksteisele töö vastu. Kõik algab selles mõttes tahtmisest, et ma just nagu peangi silmas ka nii-öelda nagu noorte puhul. Ja et kui sa näed, et noorel nagu silmis ära, siis ma arvan, et ei ole mõtet suruda. Võib-olla mingisugune natukene turvalisem hobi endale leida. Ma arvan, et see. Ma arvan, et kui peab endale meelde tuletama vahel, et teised unistavad sellest elust, mida mina elan. See on päris hästi kokku võetud tegelikult. Küsin veel viimase küsimuse ja siis vaatame ära punktist päris kiiremalt. Sest meil on siin selle podcastide juurde käib ka see osa, et me paneme teid Audrus Veego ringile, ei ole Porsche ring, Veego ringile. Teet 500 pardiga saate sõita ja vaadata, kumb on kõvem tegelikult simulaatoriga. Miks selline auto? Siis ei ole liiga kiire ja samas ei ole liiga aeglane ega siuke top gear'i stiilis ikkagi peldikuga saab sõita. Aga massilülite armatuuriga, see on ikka päris rallikas. Ja ei, see on, ta on ikkagi nagu rinka autos on täis puur ja kõik asjad on sees, aga ta ei ole kõige nobedam. Aga minu jaoks just siuke põnev küsimus, kuna ma olen tänaseks 8 aastat korraldanud autonäituseid ja erinevaid mingeid evente, siis mul meeldib alati inimeste, kes küsib mitu korda olete mõelnud, et jätaks pooleli, et rohkem ei taha. Rohkem rattaselga ei istu ja ei viitsi, ei taha, ei saa ühe korra. Millal? 2022 lõpp. Miks siis? Ülimõlu aasta Triumfi teaduse meeskonnas superspordis. Me lendasime viimanud 2 etappi 4 sõidust 3 olin ümber kukkunud. Isegi mitte enda süül oli. Aga ülirõvedad nädalavahetused lendasime isaga kahekesi Austraaliast koju. Arutasime, et niimoodi ei taha edasi teha. Niimoodiks ekskavaatorid praegu seda teha. Ja siis õnneks olid head inimesed meie ümber, kes kõigepealt sõitsin jääoda, siis need mured kõik kaadusid detsembrikuus. Ma 2 kuud ei puutunud mootorratast. Ja siis kõigepealt sõitsin jääoda, see ei tundnud lõbus ja siis tuli see kogu IDM-i projekt ja oma meeskond ja nüüd on nagu
see lõbu oli. Lõbu tuli sellest 2023 algusest tuli lõbu tagasi. Siis täna ma olen palju paremas kohas, kui ma selle ajal. Okay. Mul sellest tuleb mõne aasta pärast. Aga no, kui me ikkagi siin podcasti alguses rääkisime sellest, et sa oled Eestis ikkagi kõige staažikam comeback'ide tegija, kui me räägime siin ringraja sõitjatest, mis põhjused on, miks nad pausud tulnud on, elulised põhjused või lihtsalt mõitanud seda? Eelkõige on mingisugused elulised põhjused, et ega meie see motokarjääri algus istus ilusti nii-öelda masuga kokku, mis siis tuli. Et eks see andis sellel hetkel enda nii-öelda löögi ja hilisemas elus on lihtsalt nii-öelda muid kohti, kuhu seda raha panna, et ongi mingi koduostud asjad, et lihtsalt tulebki prioriteetide järjekorda panna see motosport. Hästi kokku võetud. Ma arvan, et tõmbame siit joone alla, on poisid raja peale ja vaatame, kuidas siis päriselt kiire on. Poisid sõitsid ära. Meil on uus liider. Hannes pani mitte väga pika puuga, aga ikkagi kapetile koti pähe. Kena vaadata kohe. Ei ole siin ka väga palju vahet, et siin laseks neid tund aega mõlemal veel sõita, siis oleks 1 ja 2 ja nagu Miklile kombeks, siis ta ilmselt oleks Hannese taga. Aga muus osas ma arvan, et oli meeleolukas episood, hoidke poiste tegemistel silma peal ja näeme juba järgmises osas. Tšau!